Tere jälle minu käside kanali pool. Ja nagu te näete, on mul siin laual uus tikkimiskomplekt, mille ma pidulikult koos teiega avan praegu. Nimelt otsustasin ma seda, et kuna mul on 4 tikkimisraami suurt ja seal on parasjagu 1 raam vaba, siis ma pean sinna alustama mingit uut tööd. Ja ma valisin välja selleks Dimensionsi Gold Collectioni disaini virmalistega. Selline talvine teema ja mul ei ole mitte ühtegi talvist tikandit ega jõuluteemalist ega uusaasta teemalist tikandit. Peamine põhjus, miks ma just selle Dimensionsi valisin tikkimiseks praegu on see, et see on mul kõige vanem, ta on oodanud kõige kauem. Et mul on valikus veel 3-4 komplekti, aga see on tõsiselt oodanud oma aega ja hakkame siis tegema. Ma isegi ei mäleta, kas ma olen teda avanud, mul siuke tunne, et ma olen ta lahti võtnud ikkagi. Jah, ta on lahti võetud juba olnud. Ja vaatame, mis siin sees siin on siis. Ja siin on meil terve hulk mulineesid. Et kui ma nüüd vaatan seda pilti ja neid andmeid, siis see on 16 ei ole 40 × 30 centimeetrit on valmis töö, aga siin on kirjutatud 16 aida, hallikas sinine. Siin on siis loomulikult kõik mulineed olemas, mis on vaja. Ja otse loomulikult on mul juba olemas elektrooniline skeem sellest. Ma ei ole kontrollinud, kas see skeem on õige või mitte. Aga kus siin on siis skeem. Okei, siin on need, siin on nõelad kukkusid välja. Nagu tavaliselt on Dimensionsil 2 nõela. Üks on siis tikkimisnõel, selline tömp ja suure peaga. Ja üks on siis backstitch tikkpiste nõel, mis on terave väiksema silmaga. Nii, ma panen kõrvale. Ja skeem on nagu ikka selline värviline sümbolitega. Ja siin on siis kõik need mulineed, mida on vaja kasutada. Ja ma saan aru, et see on skeem teiselt poolt üldiselt. Ma ütlen ausalt, et kui ma peaksin paberi järgi tikkima, siis need sümbolid ja see pilt jääb minule pisut pisikeseks. Aga see on selline vanusega kaasnev probleem, et käed jäävad üha lühemaks, et võtad ja muudkui aga viid seda kaugemale seda lehte ja siis ühel hetkel tunned, et käed on liiga lühikesed. Aga mul on elektrooniline skeem. Ma kohe vaatan, palju seal on neid pisteid. Tõin oma olulise abivahendi siia. Ja kus mul see skeem on? Siin. Ja kohe vaatan. Siin peaks olema siis kokku 34 000 pistet. See on näiteks vähem kui mul huntidel oli üle 40 000. Ta on väiksem töö ja siin on, ma näen, et siin on prantsuse sõlmekesi 301 tükki, tikkpistet on pool ristpistet, et siin on kõiki huvitavaid asju ja värvide nimekiri. Siin on muidugi DMC-s, et seda ma ei vaata, et ma kasutan kõiki originaalvahendeid välja arvatud siis skeemi märgin oma telefonis. Ja kui ma nüüd vaatan, see tundub üpris, korrastan natuke, kui ma nüüd vaatan, siis need mulineed, ma ei julge katsudagi neid. Nii, nüüd tuleb hakata lahti arutama. Siin on mingisugune hästi särav. Ohohoo. Kuidas nüüd selle elusõna siit välja saaks tervena? Selline kimp on. Sellist säravat kaunistust. Meil on ikkagi ju tegemist talvega, eks ole, lumi särab vastu. Virmalised helgivad, et hästi tore selline sädelev. Ma ei tea, mis asi see on, mulineed ei ole. Ja siis on mul siin 2 pikkade, kui pikad, väga pikkade
mulineeniitidega alust. Ja ma saan niimoodi aru, et siin on siis iga aluse peal on siis, eks ole, palju seda mulineed on, mitu kimpu. Ja siis on lisaks veel neid mulineed, mida rohkem läheb ja need on, ma panen nüüd siia need ära, need on kenasti ära märgistatud ja valmis lõigatud. Ja neid ikka siin on must ja tumesinine ja erinevad sinised. Sest nagu ma saan aru, siis väga palju tehakse seal taevast 6 või 5 või mis iganes kortse mulineega. Ma kartsin, et ta on kuidagi segamini siin, aga ei, ta tuleb ilusti lahti. Oi, kui ilus värv see on. Ma nüüd natukene harutan neid, panen valmis, mõõdan oma selle kanga ära. Näed, ma olen siia tikkinud isegi midagi. Et ma olen kasutanud, aga ma ei mäleta, mille jaoks ma kasutasin seda. Tõenäoliselt mingi õppevideo tegemiseks. Canva on siis nii suur, et ta nüüd põlema ei lähe. Ma Canvaad muidugi siin vahetama mitte midagi ei hakka, sellepärast, et see on täis tikanud. Ja ta on valitud selle disaini jaoks täpselt sellist värvi tõenäoliselt, et mis on maksimaalselt kõige ilusam. Kuigi ma vahepeal mõtlesin, et ma olen näinud seda tööd ikka väga palju juba. On tikitud teda palju, on originaali, on Hiina koopiat tikitud, et mingil hetkel tekkis selline tunne, et ma olen juba silmadega teda nii palju ära tikkinud, et ma nagu ei tahagi seda endale. Aga siis ma mõtlen jälle niimoodi, et aga minu tuttavad ei ole näinud. Et need inimesed, kes mind ümbritsevad, enda jaoks on täiesti uus, sest olgem ausad, tikivad Eestis ikkagi väga vähesed meil. Ja nende jaoks on see kindlasti väga ilus tulemus saab olema. Kas ma saan ta järgmise aasta jõuluks valmis? Teoreetiliselt oleks võimalik muidugi. Aga no vaatame. Ma ei taha mitte midagi lubada, sellepärast, et lubadusi on tore anda, aga neid peab ka täitma ja ma ei taha oma sõnu süüa. Aurora Cabin ootab siis minu tikkimist, et ma praegu alustan organiseerimist. Mõtlen, missuguseid aluseid ma kasutan. Tõmban raami peale selle Aida Canva ja ma loodan, et ma saan lähipäevil ka esimesed pisted siia teha. Tegelen korrastamisega, organiseerimisega. Et esimene asi, mis ma tegin, on see, et ma punusin patsid nendest mulineedest. Siin on patsidest. Natukene on juba siit mul neid patse õhemaks jäänud, sellepärast, et lisaks sellele, et nad on patsis, olen ma mõelnud sellele, kuhu neid parkida. Parklaks võtsin ma siis sellise Hiinast ostetud niidinõela aluse, siia saab kirjutada need sümbolid peale. Ja kuna mul kõik ei mahtunud, siis paar tükki jäi mul veel sellele pehmele alusele. Ja praegu ma panin ära siis need, mis mul skeemi järgi kõige esimesena tulevad kasutusele. Siis loomulikult kontrollisin ära ma skeemi, sellepärast, et kuna ma kasutan originaalskeemi ja siin on ühesugused tingmärgid, aga minu elektronskeemi peal on nad natukene teistsugused, sellepärast, et seal on konverteeritud nad Teamsi mulineedesse. Ma kontrollisin nad ära, peaaegu kattuvad, mõned anomaaliad leidsin siin, et mingil põhjusel on seal ühele värvile pandud 2 eri märki, mingil põhjusel, ma ei tea miks. No, kes on neid skeeme sinna elektroonilisse varianti ümber teinud, teab seda, et need märgid tuleb skeemil, need 30 000 märki, ükshaaval kõik hiirega läbi klõõsata. Et selgelt satuvad vead sisse. Ja siis, siin on ka see vahe sees, et Teamsil näiteks ei ole konkreetselt ühte mingit hallikat tooni, siis ta on võetud blend ehk siis segu 2 erinevast. Et 4-kordne mulinee, seal on siis 2+2, aga mul tuleb lihtsalt õiget värvi 4-kordne mulinee, et väikesed sellised asjad on. Muidugi ma vaatasin siis ka seda skeemi ennast kontrollisin. Loomulikult ma ei jõua kogu skeemi läbi kontrollida. Ma tegin siis niimoodi, et selle luudustikku, mis siin on, panin ma täpselt samasse kohta, nagu on seal originaalskeemil. Näiteks ta ei hakka mitte siit originaalskeemil, eks ole, 10 kaupa, vaid esimesed
on 8 näiteks. Et seda ruudustikku saab siin muuta. Ma vist olen korra seda kasutanud, aga ma üldse ei mäletanud, siis ma otsisin siit, et kust kohas seda muuta ja kuskilt siit, siit sai siis muuta seda. Ja siis ma lihtsalt tegin niimoodi, et ma võtsin mingisugused 10x10 ruutu ja siis vaatasin seda samat 10x10 ruutu siin originaalskeemil ja kui nad kattusid, siis tähendab, see skeem on nagu õige. Ma kontrollisin, ma ei oska ütelda ära, 10 ruutu, mitte rohkem, kuna siin on ka eelvaade, eks ole. Et siis ma näen, et tuleb enam-vähem õige asi, et kui kuskil ka on mingi üks ristikene valesti, siis see nagu väga suurt rolli ei mängi. Aga ma pean ütlema, et skeem vastab originaalile, see, mis mul on, mõningate selliste vigadega. Et ma pean hoidma originaalskeemi kogu aeg käeulatuses ja siis järgmine asi, mis ma teen või mis ma juba ära tegin, on see, et ma tiksakiga lasin selle Canva kõik küljed üle, et ta ei hargneks. Mul on ka overlock, aga ma ei näe nagu põhjust, et ma peaksin overlocki välja tõstma, et tiksak ajab asja väga hästi ära. Ja nüüd, mis ma teen, on selline asi, mida vist väga paljud üldse ei tee. Näete, ta on olnud siin pakendis mul aastaid ja võt need murdejooned on siin sees ja ma teen sellise asja, et ma triigin selle Canva enne, kui ma hakkan tikkima sirgeks. Võib-olla isegi mul on vaja teda hoida natukene vees ja siis triikida, sellepärast, et minu kogemus ütleb seda, et kui need murdejooned on väga tugevalt sisse jäänud, pärast tikkimist ei saa neid enam välja. Ja ma ei taha sellega riskida, et ma pigem siis alguses kohe teen oma Canva võimalikult siledaks. Ja muideks ka pingutamine väga ei aita, et see Flower and Lace, mis ma Dimensionsi tegin, see hästi vana komplekt, mis oli, seal ma pesin teda, ma aurutasin, triikisin, et murdjooned olid näha ja kui ma tõmbasin ta sinna raamile, pingutasin, eks ole, niitidega tagant ära, siis ikkagi see murdjoon on teatud valguse nurga alt näha. Nii et ma väga ei looda sellele, et hakkan kohe peale ja siis küll see ajapikku ise sirgeks läheb. Ei pruugi minna. Mis siin huvitavat ma leidsin muideks on see, et lisaks sellele, et siin on eks ole, ristpiste, poolristpiste ja siis on selline ületegemine selle peale metallik, ilmselt on mingi akrüül või selline läikiv niit, mis on, et sa oled risti valmis ja pärast seda, kui rist on valmis tehtud, siis sa selle pealmise risti poole teed eraldi üle selle läikiva mulineega. Ja siin backstitch ehk tikkpistet on ka ja siis on see coaching vist eesti keeles peaks olema äkki nöörpiste või pahelpiste. Ma pean uuesti üle vaatama. Et ka seda siin on. Ma ei tea, kuidas teil on, et kas teile meeldib nagu organiseerida seda protsessi töö alguses. Meie ütleb, et hakkab kohe tööle, kohe hakkab tikkima, võtab pakendist välja. Aga kui vaata, sul nii palju neid mulineesid on seal, siis see on umbes nagu suure kontserdi korraldamine, et okei, sul on põld tühi, et parkige auto kuhu tahate, et kui sul on vähe autosid, ei ole probleem. Aga kui need autosid on sinna väga palju juba, siis sul peab olema mingi kord, mingid read, mingisugune väga tugev organiseeritus, et kõik sujuks, et samamoodi on nende mulineedega, et kui neid on siin, iseenesest ma ei tea, palju neid siin on, neid ei olegi nii palju, aga siin on lisaks nendest on veel erinevaid blendid ja on lisaks veel erinevate märkide all, valge, kus on 2 mulineega ja teine variant on valge, kus on 3 mulineega. Lõpuks sul on kõik segamini nagu pudru ja kapsad ja selleks tuleb see ettevalmistusperiood läbi teha minu meelest ja ei oleks seda, et midagi on valesti väga kapitaalselt läinud. Ja ma pean ütlema, et mulle ei meeldi alustada uut tööd sellepärast, et see eelnev planeerimine, organiseerimine ja läbimõtlemine on minu jaoks niisugune ääretult vajalik, aga pisut tüütu. Nii, ma lähen nüüd triikima, aga teie kirjutage mulle, kuidas teie alustate, kas te hakkate kohe peale või samamoodi mõtlete, korraldate, kas teile meeldib see või olete minu tüüpi, et peab, aga ega väga ei taha.
minu pooleli olev töö, õigemini siis töö, mida ma alles alustan. Aga enne kui ma pidulikult esimesed ristikesed siia tikin, ma ei oleks ju eestlane, kui ma natuke ei viriseks. Või noh, ma tegelikult ei taha viriseda, vaid lihtsalt võib-olla kellelgi on kasu nendest asjadest, mis minuga juhtus. Kõigepealt siis see, et ma tahtsin Aulu triikrauaga triikida need murdejooned, mis olid kanvale tekkinud, kuna ta on pakendis olnud aastaid, need sirgeks triikida. Ta ei läinud sirgeks, nad ei läinud välja. Ja ainuke lahendus on see, et ma siis läksin vannituppa ja kraanikausis ilma mingisuguste seepide ja pulbritega lihtsalt veega kraanikausis loputasin teda, et ta läheks üleni märjaks ja siis märjana siis triikrauaga kuivatasin ta ära, sain nii-öelda sirgeks. Tõmbasin raamile ja siis avastasin alles, et mul on tekkinud kanvale mingisugused valged kobrutavad laigud. Ja ma mõtlen, mis asjad need on, kas mul oli tõesti natukene kuskil hambapastad seal kraanikausi küljes või katlakivi või mis asi see on. Ma ei tea, mis see on. Ta mul kuskil mujal nagu ei olnud. Ja kuna ma ei viitsinud teda raami küljest välja võtta, siis ma viisin koos raamiga ta uuesti vannituppa ja siis lasin vett joosta ja siis nühkisin neid kohti, kus need valged imelikud plekid olid ja jätsin ööseks kuivamada. Tulen mina hommikul vaatama, seda toredat jutumärkidest toredat üllatust. Lisaks nendele valgetele plekkidele, mis tegelikult on läinud natukene heledamaks ja sirgemaks, tekkis mul kanvale vee kuivamise rant. Ja see rant oli alguses väga-väga tugev. Ja konkreetselt see teise pesuga koht, mis sai märjaks, oli ühte värvi ja see, mis ei saanud märjaks, oli teist värvi. Ja mina muidugi täielikult šokis, et mul on selline tikand, kus vahepeal on tikkimist ühekordse mulineega, see tähendab, see taust jääb näha, läbi kumama. Ja nad olid ikka ilmselgelt kõik nähtavad. Ja siis ma läksin 3. korda teda pesema. Võtsin kohe nõudepesumasinast täiesti puhta poti, panin sinna käesooja vett sisse, natukene nühkisin teda, loputasin seal, mitte mingisugust keemiat ei kasutanud absoluutselt. Ma sain ta paremaks, aga nii need valged plekid on endiselt alles, kui see veerant on alles. Ja ma mõtlen selle peale, et see on nüüd järgmine hirm, mida karta, et mul on osad dimensionsi tööd värvilistel kanvaadel, mis ei ole täis tikanud ja kutud ette, ma nüüd hakkan, kas pesen enne seda kanvaad mingil põhjusel või pärast tööd ja mul tekivad sinna mitte tigitud kohtadele mingisugused imelikud plekid, laigud. Ma ei taha neid. Ma ei ole isegi kuulnud, et kellelgi midagi taolist oleks juhtunud. Ma ei tea, kas teie on midagi sellist juhtunud. Kui vaatate mu seda pinki, mille peale ma tikin, mul on siis firma Arabeska. Mul on 2 pinki, et üks on laua ja sel suvel ma ostsin siis põrandapingi. Ja seal on erinevad raamid. Ja mul on 4 raami, mis on siis 56 sentimeetrit pikad. Ja need raamid ma olen ostnud ka siis Ukrainast. Et selle pingi ma ostsin suvel eBay kaudu. Pink ise on muidugi kallim, kui nad oma riigis müüvad. Ja DHL-i saatmisega ja pluss need maksud, ta tuleb ikka väga kallis. Ja siis ma vaatasin, et meil Eestis müüakse Luka S pinke, mis näevad pildi pealt välja absoluutselt täpselt samasugused kui Arabeska pingid. Luka S on siis Moldova firma, mis on Ukraina naaberriik. Äkki nad litsentsi müüsid selle Luka S-ile suurele firmale, kes siis toodab täpselt samasuguseid pinke. Ma leidsin, eks ole, Eestist, et Eestis müüakse Luka S ja ostsin prooviks ühe endale raami suure. Panin, eks ole, siin valmis kõik, et on täpselt sama, mis on see Arabeska. Ainukene, kvaliteedi vahe natukene on see, näete, siin on see Arabeska, see A-märk. Ta on siledam, et see on natukene võib-olla karedam, aga see ei ole oluline. Aga mis kvaliteedi vahe on see, et need kinnitused Luka S-il on sellised punased. Arabeskal on sellised beežid. Panin mina nende Luka S kinnitustega selle kanvaasia peale, hakkasin pingutama ja lupsti üks kukkus mul ära küljest ja teiste vahelt lihtsalt libises see kanvaa välja. Ja siis hakkasin vaatama seda, et kui ma võrdlen nüüd, näete, siis Luka S-i omad on peenemast plastmassist ja hästi pehmed. Arabeska omad on hästi
kõvad, neid on hästi raske panna ja hästi raske ära võtta. Ja vot see asi siin, mulle tundub, et Arabeskal on see ka natukene suurem. Ma ei tea, kui palju video pealt on näha, aga päris elus ma vaatan, et ta on natukene nagu suurem ja tõhusam ja ta hoiab selle võrra rohkem. Et õnneks mul, kui ma ostsin need esimesed raamid sealt Ukrainast, ma ostsin lisaks vot neid klõpse. Ma arvasin, et nad lähevad katki, aga nad on nii tugevad, nad katki ei lähe. Et mida ma tahan öelda seda, et seda Luka S. Pinke siit Eestist on kordades, 4 korda odavam osta, aga ma ei ole kindel vot nendes asjades. Aga muidu ma soovitan, väga mõnus ja väga hea on selle peal tikkida kõike muud asjade poolest. Ja siis ma küljekinnitused siiapoole ma sain teha siis need klassikalised, mis on valmis kinnitused ja siia siis ma õmblesin ühe puupulga, mis ei ole väga hea, et mul on ta praegu kummiga, see kumm on nii paks. Et tegelikult ma ootan siia plasmasist selliseid ribasid, millega tõmmata pingule, mis on õhemad. Ja mis ma veel tegin siis teistmoodi, kui tavaliselt on see, et kuna ma nägin, et see kanvaa on nii pretensioonikas, muideks üks asi veel, miks ma 4. kord teda ei hakanud pesema, on see, et ma ei tea, kas siin või nüüd teisel pool on, ma jätsin vist selle teisele poole, et see koht, kus oli see algne murdude joon, kui ma ostsin ta. Ja kui ma siis 3. korda teda pesin ja natuke küürisin, siis ma vaatasin, et see hall värv hakkab sealt ära kaduma, sinna tegi valge triip, et ma nagu ei julge rohkem teda üldse puutuda ja igaks juhuks siis panin siia alla, mul on keritud, eks ole, siia ühe lihtsalt ribakangast, et võimalikult õrnalt siis ma suhtun sellesse aidasse, mis siin on, mis sest, et on nagu hästi jäik ja tugev ja aga millegipärast väga pretensioonikas. Ma lähen nüüd oma esimesi ristikesi tegema, mida soovin ka teile, alustage ka mingit projekti praegu. Jumalast kaif on, tähendab see ettevalmistus ei ole kaif, aga kõik mis edasi tuleb, see on mõnus.